David Christian, this is heads, this is tails. Head, this side. It's tails, please standing now. You serve. He will serve. You'll stay here. Have a good match. Thank you. Kairi Karpa on üks 5 rahvusvahelise kategooriaga tennisekohtunikust Eestis. Suure slam'i turniire on tema CV-s tänaseks 5. Lisaks veel VTA aastalõputurniir ja Rio olümpiamängud ning kamaluga väiksemaid VTA ja ATP võistlusi üle maailma. Minu esimene suure slam'i turniir oli Wimbledonis 2016. Ma töötasin, esialgu ma olin valitud sinna ainult kvalifikatsiooniturniirile ja siis nädal hiljem juuniorite turniirile, ITF-i juuniorite turniirile pukikohtunikuks. Aga kvalifikatsiooniturniiri 4. päeval tuli minu juurde minu ülemus, kes ütles, et Kairi, palju õnne, sa oled väga tublit tööd teinud kvalifikatsioonis, pukikohtunikud on sinuga väga rahul ja me soovime sulle pakkuda järgmiseks 10 päevaks põhiturniiri kohta ka joonekohtunikuna. Et ma sain nii-öelda wildcardina või lucky loserina sain sinna peale. Et väga õnnelik juhus. Suurtel slammidel on Kairil teenindada tulnud nii maailma absoluutsete tippmängijate kui ka eestlaste mänge. Küsisime Kairilt, kui erapooletuks ta suudab eestlaste mängudel jääda. Ma arvan, et see, kelle väljakule ma astun, ei mängi minu jaoks kunagi suurt rolli. Et kas see on edetabelis esimene või on see edetabelis 100. kohal, et seal ei ole suurt vahet. Aga väga suur au on alati eestlaste väljakul olla. Et seda on juhtunud, ma olin suvel nüüd Jürgeni mängul ja siis oli, kui ta mängis Ruben Bemmelmansiga Roland Garros ja siis oligi minu selja taga olid Belgia fännid, kes iga kord, kui pall oli sees, siis ütlesid, et pall oli audis, sest et loomulikult nad tahtsid, et Jürgeni pallid lähevad auti. Aga Jürgen võitis selle mängu ja mul on väga hea meel alati, kui ma näen nende võite ja häid mänge. Ja Aneti ja Kaia mängudel ka samamoodi olen olnud. Et see on alati eriline tunne. Kohtuniku töö juurde kuuluvad paratamatult ka eksimused, mida väga sügavale mällu pole mõtet kunagi talletada. Kairile on suurturniirides meelde jäänud ikka rohkem positiivsed hetked. Tead, pigem ikkagi positiivsed hetked, et need eksimused meile öeldakse, et unustage ära, minge edasi ja ärge jääge nendele mõtlema, ehk siis võib jälle tekkida see lumepalli efekt, ehk tekib uus viga ja sealt nii edasi, et ma arvan, et natuke tuleb selle kallal ka tööd teha, et mitte sellele negatiivsele mõelda, aga eks mingid asjad ikka on ikka meeles, kui ma olen mingi challenge'i kuskil kaotanud või siis, aga ma loomulikult ei tee sellest nii suurt numbrit või need ei jää mind painama, lihtsalt nad on meeles, aga jah, nad ei ole mul kogu aeg kuskil alateaduses, aga ikka mäletan. Kui joonekohtunik on eksinud ja seda näetakse kotkasilma abil suurel ekraanil, tuleb jääda rahulikuks ja oma emotsioone mängijate ja pealtvaataja eest varjata. Juhtus, siis juhtus. Jah, üldiselt on et kohtunikel on suurem protsent olukordadest on õigus, aga muidugi meil tekib neid vigu ka. Meie reaktsioon väljakul on alati see, et me jääme rahulikuks, me ei reageeri sellele ei nii võidetud challenge'ile kui ka kaotatud challenge'ile. Et me jääme rahulikuks, meil on neutraalne näopilt ja me ei näita mingit reaktsiooni välja. Kairil on meeles ka mõned päris otsustavad kotkasilma olukorrad. Üks säärane eelmise aasta oktoobrist, kui Stockholmi finaalis kohtusid kreeklane Stefanos Tsitsipas ja peaaegu meie mees Ernest Kulbis. Ja oli matšpallil Tsitsipas oli tõrjuja ja mina lugesin Ernest Kulbise servi lugesin sisse, sest ma ei olnud kindel, kas oli sees väljas ja Tsitsipas võttis challenge'i ja see oli väljas natukene ja siis tuli lihtsalt teine serv, ehk siis nendel hetkedel ma pigem loen selle palli sisse, kui ma ei ole 100% kindel, et see on väljas. Kairi Karpa vedada on ka Eesti kohtunike koolitamine. Viimsis toimunud noorteturniiri Winter Cup ajal oli tal samuti mitmeid juhendatavaid. Eesti inimeste huvi kohtunikutöö vastu on Kairi sõnul korralik. Pigem on probleeme neile kodumaal praktikavõimaluste leidmisega. Hetkel on küll, et huvi on ja mulle väga meeldib see, et eriti
kuna ei olegi võib-olla nii palju turniire pakkuda, et väga paljud küsivad, kuidas saaks joonekohtunikuks, aga meil on vähe turniire selleks. Et selles suhtes ma loodan, et meil tuleb turniire juurde, kus siis saab ennast rakendada, aga samas ma proovin teha ka koostööd siin lähiriikidega, et saata meie kohtunikke sinna turniiridele ja mul on hea meel, et nüüd lähevad Läti Fed Cupile lähevad ka siin meie 2 kohtunikku, et see on suur eesmärk jälle ja et neid ergutada, et minna väljaspool Eestit ka Eestit esindama. Millised suured turniirid sind sel aastal ees ootavad? Hetkel ma tean, et ma lähen ATP Rotterdamile veebruaris ja siis läheme 8 nädalaks Dubaisse, seal on WTA ja ATP turniir ja edasi ma hetkel ei tea, aga ma olen kandideerinud jälle ka Wimbledoni ja Roland Garros, et ma ootan nende turniiride seda valikut ja siis need peaks varsti tulema, loodan, et tulevad positiivsed uudised jälle see aasta. Loodame meiegi, aga millal võiks Kairit näha suurtel slämmidel pukikohtuniku rollis või kas üldse? Minu Grand Slami pukikohtunikuks saamine tõenäoliselt ei täitu kunagi, aga ma ei ole sellest väga kurb, sest et samamoodi see tähendab seda, et sa oled täiskohaga pukikohtunik, see on sinu töö ja elukutse. Mina töötan tennisekohtunikuna ikkagi hobi korras ja ma ei taha ennast ka 100% siduda, kuigi ma olen alati loomulikult 100% asja juures, aga see, et teha 30 nädalat tenniseturniire aastas ei ole minu eesmärk, aga see, et olla Grand Slamidel pukikohtunik ikkagi eeldab seda, et sa oled ka täiskohaga tuurikohtunik aastaringselt.